Hei, tere taas! Minu nimi on Maarjo Karra ja olen kinnisvaramaakler peamiselt siin Viljandis ja jalutan praegugi ilusas augustikuises suvises Viljandi linnas Losimägedes. Aga augustikuu on ju teatavasti üürikorterite tippkuu ja selles videos annangi sulle 2 kindlat soovitust, kuidas liikuda suur samm edasi selle poole, et endale see elukoht leida ja üürikorter endale leida. Esimene kindel soovitus sulle, kui sa kirjutad korteri omanikule või maaklerile, siis ära piirdu ainult selle kohustusliku lausega sealt kuulutuste portaalist, et soovin rohkem infot korteri kohta. Mina soovin infot ka sinu kohta, et palun kirjuta kohe esimeses kirjas lahti, kes sa oled, miks sa korterit soovid, mitmekesi sa oled, kus sa tööl käid, kas sul on loomi, koeri, kasse, madusid, hobuseid, keda sa sinna korterisse soovid majutada. Et niimoodi ma saan kohe sinult selle esmase info kätte, mul tekib sinust kohe pilt ja jääb juba üks etapp vahele. Ma ei pea sulle enam ekstra hakkama teksti vastu saatma, helistama, küsima, kõnet tegema, sest tempo on peal, kõigil on kiire. Ja kui sa oled selle sammu ära teinud, siis see on väga suur samm sinna üürikorteri saamise suunas. Ja teine soovitus on mul veel sulle. Eestis see küll vist väga levinud ei ole, mina väga tähele pannud ei ole. Paar korda olen kokku puutunud. Kui sul on kedagi soovitajat, pane ka soovitaja kirja sinna, kirjuta see soovitaja nimi ka sinna oma kirjale. Et üürileandjatel on ju tihti kahtlus, et kes see inimene on, kes minu korterisse tuleb, kas ta ikka maksta jõuab, kas tal töökoht on, kas ta on korralik inimene, kas ta suitsetab, kas ta veab pidu. Sest see korter ju on tegelikult tohutu väärtuslik vara ja koos sisustusega veel. Ja korteri omanik annab ju oma vara võõra inimese käsutusse. Ta tahab natuke teada, ta tahab natuke kindlust saada üürniku osas. Ja ma arvan, et kui sa need 2 punkti ära täidad, reageerid kiiresti, kirjutad ilusa kaaskirja endast, et oled üliõpilane, tuled Viljandisse õppima, korteri eest tasuvad vanemad, kõik see jutt, see on tohutult abiks. Ja mina loodan, et sellest 2 soovitusest on sulle kasu ja soovin sulle edukaid üürikorteri otsinguid, et leiad endale kindlasti sobiva korteri. Võib-olla kohtume isegi sinuga kusagil korteris. Tšau!